Tere õhtust! Jätkame siis presidendi kampaania, nagu alustasime eelmisel nädalal ja nagu ma lubasin, et järgmised 12 kohtumised me räägime meie tervisesüsteemidest. Meil on neid 12 tükki ja iga kohtumine on pühendatud sellele, et räägime nervisüsteemidest. Mitte nervisüsteemidest, vaid räägime meie süsteemidest, tervisesüsteemidest. Esimene, mis ma tahtsin kõigepealt meelde tuletada, et minu eesmärk on see, et läheneda meie tervisele nagu holistilise lähenemisega, sest läbi nervisüsteemi, läbi meie holistilise lähenemise me saame ennast terveks teha palju paremini ja efektiivsem. Ja ma töötan mitte ainult kehaga, vaid ka meie psühholoogiaga. Ja ma lubasin, et 12 kohtumised on pühendatud 12 tervisehoiusüsteemidele. Täna meil on närvisüsteem ja sellest me räägime edasi ja tänase kohtumise lõpus ma räägin või jagan teiega 3 põhilised ja kõige lihtsamad tegevused, mida saab teha selleks, et tugevdada meie närvisüsteemi, kuidas iseendale saame aidata ja mõjutada meie parema enesetujule. Nagu sa tead, et eelmine kord ma lubasin ja kuidas öelda, tõestasin seda, et sina saad olla hea president oma riigi ja sa saad olla autoritaarne tähtajatu president. Kuidas see on võimalik? Väga lihtne. Vaata, kui sina ei ole see inimene, kes ütleb, milline president millele riigile läheb juhtima, kui sina ei mõjuta, kuidas valimised lõpevad ja kes läheb Riigikokku, siis sina ei ole poliitikas mitte keegi. Aga sina oled kõige parem president oma riigi jaoks, oma tervise jaoks, oma keha jaoks ja oma elu jaoks kõige tähtsam inimene. Nagu Eesti riigis on 12 ministeeriumit, täpselt sama on 12 tervisesüsteemi meie kehas ja meie jaoks. Need 12 süsteemi meie uurime sinuga ja vaatame, et kuidas saab juhtida, sest nii mida paremini sina saad juhtida oma elu, oma tervise, seda paremini sa saad juhtida oma eesmärkidele jõudmiseni ja täpselt sama, kui sina hea oma elujuht, sina siis saad hakkama iga ülesannega, isegi kui sina oled meie riigi president. Et sina saad hakkama. Ma rääkisin, et 12 süsteemi, millest me räägime, järgmised 12 kohtumised. Esimene on närvisüsteem. Ma alustasin sellest, sest see on nagu meie keskpunkt. Närvisüsteem, ta kontrollib ja koordineerib kõik funktsioonid meie kehas, meie organismis ja kaasa arvatud meie ajud, meie reaktsioonid, meie käitumised, meie emotsioonid ja kõik, mis meie kehas on, kõik see tuleb meie kesknärvisüsteemi alt või juhtimiselt. Ja nagu sa tead, et iga eduka mehe taga on tark naine. Täpselt sama iga hea ja tugeva riigi taga on hea president, kellel on hea ja tugev tiim. Ja tänu sellele, kui hästi töötab riigisüsteem,
sellest sõltub, kui edukas on see riik ja kui palju teised riigid ja firmad tahavad investeerida sinna raha või teha koostööd või arendada suhet riikide vahel. Täpselt sama meie süsteemiga või meie eluga. Mida paremini me saame juhtida oma elu, oma tervist, seda paremini me saame ehitada meie elu, kuidas ta areneb. Ja kui sa vaatad näiteks, kuidas riigid juhitakse, kui on tugev riik, siis ta tugevdab oma kõige paremad küljed, ta investeerib palju raha arengule. Aga kui on väike riik, nõrk riik, ei ole hea juhtimine, vaata, mis toimub, siis ta hakkab säästa raha ja säästab seda raha nende arvelt, kes ei saa vastu pidama. Vastsündinud lapsed, pensionärid, väikeettevõtted, kes ei saa enda eest korralikult seista ja iseennast jalgadest püsti panna, sest riik aitab kõike kaotada. Seda teeb nõrk riik ja nõrk juhtimine. Mis veel selline nõrk riik saab teha? Sa mõtleb välja igasuguseid trahvid, maksud ja väga tihti ta vahetab juhtkond, kes juhib seda riigi. Ja kui sa vaatad selle pilguga, kuidas riigiga saab juhtida, täpselt sama meie saame juhtida oma elu ja oma tervise. Näiteks, kui inimene joob, jah, ta rikub mingis mõttes ainult üks organ, kas või see on maks või see on, sõltub, mida ta teeb, aga ta rikub oma 1-2 organid. Aga tegelikult, mis toimub, sellest kannatab kogu meie kehasüsteem, kõik süsteemid, mis meie kehas on ja kaasa arvatud tema isiklik elu, tema elu kui pereliige, kui riigis inimene, igal tema elu suunal ta rikub kogu elu ainult 1-2 harjutuse või sõltuvuse pärast. Täpselt nagu riigidega, et kui on tugev riik, siis ta tugevdab iseennast. Kui on nõrk riik, siis ta veel nõrgemaks teeb need, kes nõrgem sellest riigist. Kahju, aga see nii on. Ja kui me vaatame, et Eesti riigis on 12 ministeeriumid, kes aitavad hästi elada meie riigis, nii palju kui on võimalik. Täpselt sama meie süsteemis või meie kehasüsteemis on olemas 12 tervisesüsteemi ja nendest on 12 süsteemi ja esimene süsteemi me täna sellest räägime, see on närvisüsteem. Ja me võime seda süsteemi, närvisüsteemi tugevdada, mis aitab ka meile hästi elada. Ja kui efektiivsemalt me saame seda teha, seda paremini me saame jõuda oma eesmärkideni ja nautida oma elu ja oma elu. Selleks on 3 põhilised tingimused, et saada või osata juhtida oma elu. Esimene, see on vastutus. See oskus võtta vastutus oma elu, oma tervise eest, oma heaolu eest, otsustada ja lihtsalt sellega jätkata ja elada, et olla kõige parem president omas riigis. Teine punkt, see on süstemaatiline tegemine. Vaata, kui hästi töötavad omavahel kõik riigis ministeeriumid, mida tugevam ja parem nende koostöö, seda tugevam on riik. Täpselt sama, kui me mõjutame oma tervisele ja kõik meie 12 tervisesüsteemi töötavad hästi, sellest sõltub ka meie heaolu ja
meie õnnelik elamine. Ja kui me teeme süstemaatiliselt mingid lühikesed, väiksed tegevused, mis toetavad meie tervis ja heaolu, seda õnnelikum ja efektiivsem meie elu. Ja kolmas tingimus selles, mis ma räägin, et on paindlikkus. Paindlikkus selles mõttes, et mida paindlikumad meie oleme, seda paremini ja kiiremini me jõuame oma eesmärkini. Mida ma pean silmas, et mida paindlikum ma olen, kui ma olen valmis mõned harjumused ära lõpetada või uued vastu võtta ja teha muudatused oma elus või elurutiinis, seda paremini ja edukamalt ma saan jõuda oma eesmärkideni. Ja kuna me täna räägime nervisüsteemist ja see on meie nagu juhtimise keskus, siis mille eest vastutab meie nervisüsteem? Väga lihtne seda jälgida näiteks, kui hästi me elame, kuidas me iseennast tunneme omas kehas, kui hästi me saame juhtida oma emotsioonid, oma käitumised. See räägib ka meie nervisüsteemist, sest nervisüsteem ta juhib kõige meie tunnetega, meie kehas organite funktsioonidega, meie mõtlemine, meie mõistus, meie mälu, emotsioonid ja kõik meie liigutused. Kõik see sõltub sellest, kui hästi töötab nervisüsteem. Ja kuidas saab märkida, et meie nervisüsteemis on midagi paigast ära. Näiteks meie kiires elus väga palju tuleb stressi. Kui inimene on kogu aeg nagu stressi all, pinges, depressioonis, kui ei ole hea uni, kui mälu häiritud ja ei ole piisavalt hea kontsentratsioon ja kogu aeg selline tunne, et ma olen kogu aeg väsinud, siis need on need märgid, mis näitavad, et nervisüsteemiga on midagi paigast ära. Ja kui on sellised tunnustused on tulnud, siis tuleb pöörata tähelepanu, mida saab teha oma kehale head, et saaks ennast tunda hästi omas kehas. Ja nagu ma lubasin alguses, et ma valisin välja 3 lihtsamad tegevused, mida me saame teha selleks, et tugevdada oma tervis ja teha endale midagi parem. Ja need on lihtsad 3 sammud, mida saab kohe nüüd teha. Punkt number 1. See on meie toitumine. Ei ole mitte midagi uut. Sa tead, et toitumine on väga oluline, sest seda, mida ma söön, selline ma olen. Ja kui rääkida nervisüsteemist, sellele väga hästi mõjutab see, mis meil taldriku peal iga päev. Ja taldriku peal peaks olema omega-3 toit, mis sisaldab omega-3, mis sisaldab vitamiin B ja magneesium. Need on kõik põhilised ained, mis aitavad meie ajule ja nervisüsteemile hästi teha tööd. Aga kui sa tunned, et väga midagi paigast ära sinu nervisüsteemi, siis muidugi tuleb pöörduda arsti juurde ja teha analüüsid, et teada, millised täpselt vitamiinid või ained tuleb lisada ja kui palju, kui tugevad need ained peaksid olema, kui võtta ekstra mingisugused lisandid või vitamiinid. Punkt number 2 on füüsiline aktiivsus või ma ütleksin ka passiivsus, sest aktiivsuse all, mis ma mõtlen, et see võiks olla jooga või mingid harjutused või pilates, nad ei ole ka lihtsad, aga midagi, mis aitab kehale lõdvestada, venitada keha ja aidata ja tugevdada oma keha. Ja need lihtsad
aga regulaarsed treeningud aitavad sinu kehale ennast hästi tunda ja muidugi nervisüsteemile. Ja mis veel on massaaž, mediteerimine ja hingamise harjutused. Miks ma panin sinna nagu teise punkti, mis on füüsiline aktiivsus või passiivsus, sest jah, massaaž, see on nagu passiivsus, passiivne tegemine või passiivne tegevus, aga kui oleme pikali massaaži laua peal, samal ajal meie lihased teevad nii suurt töö, et järgmisel päeval võib ka tunda, et lihased annavad ennast tunda. Ja see on väga hea meie ring või vereringele, meie lümfiringele ja muidugi meie nervisüsteemile. Sellepärast punkt number 2 on füüsiline passiivsus ja aktiivsus. Punkt number 3 on magamine, et 7-8 tundi peaks olema iga inimesel. Muidugi kõik on väga individuaalne, võib-olla keegi vajab rohkem, võib-olla keegi vajab vähem, aga tuleb piisavalt puhata selleks, et kogu päeva jooksul kogutud info, kogu päeva jooksul kogutud mingid uued harjumused, mingid uued situatsioonid, kus me leidsime või ei leidnud lahendused. Kõik see peaks nagu minna oma kohtadesse meie ajus ja ajule on vaja aega, et seda nagu korda saada. Ja tänu sellele, et me öösel saame magada, meie nervisüsteem puhkab ja meie aju paneb kõik oma korda õigesse kohtadesse selleks, et aidata meid ennast paremini tunda. Ja nagu sa tead, ma töötan tarkade, õnneliku ja terve inimestega ja nendele heaks. Kui sa ei ole veel jõudnud minuni, siis tere tulemast, registreeri endale aega ja siis saame kokku. Ja järgmised 12 kohtumised. Me räägime meie tervisesüsteemidest, neid on 12 tükki. Esimene nervisüsteem me täna arutasime, järgmine tuleb sellel neljapäeval, mis tuleb meil ees või mis ootab meid ees ja neljapäeval meie räägime endokrinoloogiline süsteemist. Neljapäeval jälgi ma panen ka info ette, et sa saaksid aega planeerida ja jõuda õigel ajal meie kohtumisele. Ja kui on küsimusi, sa saad kirjutada mulle otse sõnumid või saada päringud või kirjutada selle video all ja tänaseks on meil kõik. Näeme sinuga neljapäeval ja ole terve, õnnelik ja terve ja rikas ja rõõmus. Ilusat õhtut teile!